2013. Aasta 11. oktoobril leiti François Michaud surnuna oma Belgia mõisas. Üks kuul pähe ja võitlusjälgi ei olnud. Kõige häirivam osa. Tapja polnud võõras. François elas selles maakohas koos oma abikaasa Yves'iga. Rikkapärija kolmanda naisena naudis ta vaikset ja luksuslikku elu. Suur mõis oli pelgupaik, kuni kõik muutus. Pärast Yves'i surma aastal 2011 jäi François üksi, veetes oma pensionipõlve. Pinged kasvasid, kibedast tarandivaidlusest tekkis perekonnas lõhe ja François sattus teadmata sihtmärgiks. Talle teadmata oli käimas vandenõu, et ta ei saaks kunagi seda, mis talle õigusega kuulus. Ja 11. oktoobri ööl, aastal 2013, tuli ellu viidud. 72-aastaselt mõrvati François Michaud oma enda kodus. Kurjategija lavastas sündmuse sissemurdmisena, kuid politsei leidis kiiresti tõendeid, mis paljastasid läbimõeldud kuriteo. Esimest korda üle pika aja avastan ma taas oma kodumaad Belgiat. Ja mul on siin kohe nurga taga üks väga huvitav koht. Selle koha omanik mõrvati ühe oma pärija poolt ja maja ise on üsna kõhe ning sellel on omapärane õhkkond. Aga me läheme seda kohe uurima ja vaatame, mis selle koha juures erilist on. Uurime, mis selle kinnisvara puhul huvitavat on. Okei, lähme vaatame järele. Siin Belgias on hommikuti ikka veel väga külm. See koht asub kohe vähe kõrval. Siin on omamoodi looduspark. Siin kõrval on isegi veel üks maja, mille kohta meil pole aimugi, mis see on. Absoluutselt pole aimugi, aga see maja, mille pärast me tulime, on kohe siin nurga taga. See on nüüdseks maha jäetud 2011 saadik ja selleks ajaks täiesti võssa kasvanud. Vaata seda, näed, et keegi ei käi siin enam kunagi. Olgu, vaatame selle koha üle ja teeme sellest ühe eepilise video. Nii imeline hommik siin Belgias ja ma ei avasta viimasel ajal enam eriti oma enda riiki, aga ma peaksin seda rohkem tegema. See laseb mul tõesti näha oma kodumaa ilu. Aga koht, mille me täna teile välja valisime, jah, sa juba kuulsid seda loost. Ilu seal peaaegu polegi. Olen siin olles nende inimeste kohta järjest rohkem avastanud ja see lugu muutub aina süngejamaks, mida kauem ma siin olen. Uurime koos selle koha saladusi, kui siit läbi läheme. Tagahoovist on selgelt näha, et pean parandama oma varasema vea. Ma ütlesin varem 2011. Aga see on tegelikult hüljatud alates 2013, kui François Honoré kasuema mõrvati siin majas, selles mõisas, kuuli läbi pähe. Väga kurd. Lugu. Siin Kimistul on ka see maja ja ma tegelikult ei tea, milleks seda kasutati. Selle ümber on aed, nagu näete, aga see näeb välja nagu mingi asutus ja ma ei usu, et see oli osa majast endast. See on ka see aed ja kõik muu ning tundub, et see pole üldse selle kinnistu osa. Aga jah, Eve ja François ning tema isa olid kõik väga rikkad inimesed ja ta tegeles rauatööstusega. Nagu näete, 3-kordsed garaažid, ilus mõis Belgia maal. Neil oli palju raha, mida kulutada. Neil oli isegi maja Hispaanias. See. Nii palju asju. Oh jumal, ma ei pannud tähelegi, et siin oli ka auto. Vau.
see on tegelikult päris kena auto, siin on Volvo 360, ei, vabandust, XC90. See on üks Volvo kallimaid mudeleid, vau. Vaatame, kas see on lahti. Jumal küll. Jumal küll, auto on ikka veel lahti, seisab ikka veel siin. Lõhnab ikka väga hästi, ma olen praegu natuke sõnatu, kogu see auto ja kõik on ikka veel siin. Ilmselt kui sul on võti, siis käivitaks ja sõidaks kohe minema. Siia garaaži on palju asju jäänud. Retro külmkapp, natuke mööblit, terve puu seal. Aga sind on šokeerinud ja sõnatuks teinud just see auto, mis siia on jäänud. Rehvides on ikka veel õhku sees. Auto näeb välja täpselt nagu 10-15 aastat vana sellest ajast, kui siin viimati elati. Enne, kui see kohutav asi juhtus. Okei. Enne, kui me majaga edasi läheme, oli siinpool veel üks garaaž. Ja see näeb välja rohkem kui garaaž. See meenutab pigem eluruumi. Siin on veel mõned köidetud raamatud alles. Tõenäoliselt äriga seotud dokumendid. Ma näen siin dokumentidele kirjutatud 1921. Ei, 1981. See oleks olnud väga-väga ammu. 1981. Kirjandus ja kõik muu siin all. Isegi dušš on olemas, jah? See näeb välja nagu koht, kus nad võisid pärast tööd duši all käia või väike lisamajakene, kus keegi sai magada. Süürberg. Seal on kirjas platoo, roheline tsink, ma ei tea, mis see on. Tea. Vaata, kui ilus on hommik siin. Mingi udu liigub ringi ja annab sellele kohale eriti kõheda õhkkonna. Mulle meeldib avastada mahajäetud kohti hommikuti. Sellel on see. Just see, mida ma just kirjeldasin. Selline eriline õhkkond. Eriti sellise looga. Väga müstiline ja müütiline tunne. Ja neid kohti avastades on tunne nagu kõnniks filmis. See on nii ilus. Aga siin näeme esimesi tõendeid sellest, mis selles kohas juhtus. Siin on endiselt mõned vanad politseilindid. Ripub siin külje peal ja see on ajast, kui nad avastasid François kehasid hoonest aastal 2013. Juba 12 aastat tagasi. See on väljaspoolt ilus maja. Ausalt öeldes ma tahaksin siin elada. Aga mitte siis, kui majas on mõrv toime pandud. Olgu, liigume edasi ringi. Nii, et Iiv. Anna isa, ta oli samuti väga pühendunud jahimees ja see on ilmselt põhjus, miks ta siin elas. Sest see piirkond on jahimeeste seas väga tuntud. Ja siin elab palju jahimehi ning neil on siin ka jahilotsad. See on ilmselt põhjus, miks ta otsustas siia kolida. Sest Steve'i perekond oli juba enne tema sündi uskumatult rikas. Tema isa teenis tohutult palju raha ja jättis talle suure varanduse. Päranduseks. Isegi siin ukse peal on näha, et siin on kirjas, et seda kaitseb politsei ja see kleebis on aastatega tuhmunud. Siin on kirjas, et on olemas signalisatsioon, aga see ei vasta enam tõele pärast kõiki neid aastaid. Ja ma just kontrollisin, et me ei saa siia maja ees asuvale sisehoovialale sisse. Nii et sa saad kiire pilgu heita, mis seal sees on. Hobuse sadul mu lamp jääb ette, panen selle ära. Hobuse sadul, kapp, mõned paberid ja lihtsalt mõned suvalised asjad vedelevad siin. Seal sisehoovialal.
Märkasin ka siin ukse peal ja siin küljel on veel üks politseikleebis, nii et nad on tõesti iga ukse selles kohas kinni pitseerinud. Ja nad leidsid selle kõige käigus ka 8 tõendit Anna vastu, sest tema ise loomulikult kuritegu ei sooritanud, vaid palkas kellegi selle enda eest tegema. Tahtsin lihtsalt sulle väikese ülevaate anda. Sellest kinnisvara ilust tagaküljelt vaadatuna. Kui uksed olid avatud, istusid inimesed siin taga ja terrassil seal üleval ning neil oli imeline vaade sellele maastikule, sellele metsasele alale. Siin taga. Väga ilus ja nagu ma ütlesin, eriti just praegu hommikuti. Nii et väga mugavalt on keegi siia alla asetatud kaubaaluse ja aken on pärani lahti, et me saaksime sellesse hoonesse siseneda. Kui ta suri aastal 2011, jättis ta poole oma varandusest tütrele Anna ja teise poole oma naisele Françoisile, hoolimata sellest, et päris villa Hispaanias ja 1,5 miljonit eurot. Anna nägi oma kasuema takistusena kogu pärandvara täielikule kontrollile. Annal oli sügav side Eduardiga, tuntud kurjategija ja endise partneriga. Hiljem selgus, et see mees oli Belgia kõige tagaotsitumate kurjategijate nimekirjas. Taaskohtudes aastal 2012 nende mürgines suhe süttis uuesti, mida toitsid meeleheide ja ahnus. Koos kavandasid nad Françoisi kõrvaldamist. Anna andis Eduardile relva, väites, et see on enesekaitseks. Kuigi nende kuritegelik võrgustik oli väike, kaasasid nad Gregori, väiksema kaliibriga kurjategija, kes oli valmis raha eest päästikut vajutama. 2013. Aasta 11. oktoobri ööl viis ta plaani ellu, tulistades Françoisi külmavereliselt tema kodus. Aga tapjad tegid vigu. Politsei kogus kiiresti tõendeid. Anna DNA sigaretikonil sündmuskoha lähedal, püssi rohujäägid tema autos ning rahalised seosed Eduardi ja Gregoriga. Nad lamastasid sündmuskoha kui ebaõnnestunud röövi, kuid kohtueksperdid purustasid nende alibi. Kuritegu oli ette planeeritud ja Anna oli selle kõige keskmes. Ma tahan lihtsalt öelda, et kui sa pole veel vaadanud, siis vaata kindlasti kirjelduses olevat veebilehte, sest me teeme nüüd uut fännikaupa, nagu meie originaalne Bros of Decay kaup, aga seal on ka teistsugust kaupa. Meil on kruusid, mütsid, telefoniümbrised, kõik, mis sulle võiks meeldida ja mis tõesti toetaks kanalit. Ma tahan dokumenteerida selliseid lugusid ja just sellised asjad teevadki Bros of Decay võimalikuks. Nii et vaata seda kindlasti ja nüüd hakkame filmima. Uskumatu koht siin. Meil on väga suur elutuba. Nagu näete, imeline avatud ruum, kus pere saab koos olla. Ja kui see oleks olnud õnnelik pere, siis oleks teil siin õnnelikud mälestused. Aga ma tegelikult ei usu, et see oli väga õnnelik pere. Anna, Eeva tütar, oli tugevalt kuritegevusega seotud ja pani toime palju kuritegusid. Oma elu jooksul koos endise abikaasaga, isegi juba siin esimesel pildil. Ma ei tea, millisest ajaperioodist see pilt on või kes need inimesed sellel pildil on. Võisid olla François ja Anna, aga ma tegelikult ei usu seda. Sest ta oli palju vanem kui see naine, keda me siin näeme. Pildil paremal pool on palju raamatuid ja sigarikarp. Siia on ikka veel jäänud, mis see küll on? Mis siin sees on, paistab nagu mingid tulalustid või midagi sellist. Loomulikult on esimene asi, mida siin seinal näed, jahimüts. Ja siin seisab ka ilus mööbel. Vaatame seda maali. See on päris maal, vau. Kas keegi on seal alla kirjutanud? Libet 1962. Siin on nii kirjas. Wow. Üks neist on prantsuse polsterdatud tool. Ilus asi ja tundub ka, et mingil hetkel on juba palju nõusid ära koristatud ja paljusid asju majas hakati samuti ära koristama. Ma ei tea, kes või miks, aga pärast François surma ei lubatud siia enam kedagi sisse. Küsimus, mille ma just endalt küsisin ja mille ma ka just Leonilt küsisin, on näiteks, kui sa tapad kellegi, kui sa tapad oma enda perekonna, kas sa oled siis ikkagi pärija sellele, mis alles jääb?
Sest see tunduks mulle väga kummaline, et sa tapad kellegi väga kurjal moel ja saad siis ikkagi raha kätte. Ta läks eluks ajaks vanglasse, aga kas ta sai ikkagi raha ja kas ta sai ikkagi selle sama maja omanikuks? See on midagi, mida ma olen endalt siin sees olles küsinud. Tead, dokumendid ja palju muud asju jäid sinna maha. Lähme siia väga avarasse ruumi, kuhu on jäetud veel kirjandust ja raamatuid. Väga targad inimesed, kes lugesid palju ja kellel oli palju ettevõtteid kogu nende elu jooksul. See on väga hallitanud. Parde muidugi, palju parde. Ma ei ole veel seda lühtrit näidanud, mis siin ripub, need vasskalad. Aga ka selle maja arhitektuur või? Mõisa või kuidas iganes sa tahad seda maja nimetada, kus me praegu sees oleme, see on tõesti väga ilus. Paljastatud puittaladega, kandetaladega, neil on isegi mingi muster peal, väga muljet avaldav. Mulle meeldivad need. Rist, Jeesuse Kristuse krutsifiksi, jumal küll. Jälle palju alkoholipudeleid. Ausalt öeldes arvan, et see oli Eve. Peresa, wow! Näeme palju rohkem pilte, kui läheme majas üles korrusele. Ja see siin on tegelikult aastast 2012, aga trükitud 2012. Jah, see võis olla tema. Ta suri 2 aastat enne armastatud naist François'd, kes mõrvati. Vaata need taldrikuid seal üleval, need seisavad selle puuplangu peal. Ja siin oli neil suur elutuba, ilus ruum, diivan siin. Nad said nautida tuld, tõenäoliselt oli seal toanurgas ka televiisor ja kui need olid avatud, kui need ruulod olid avatud, sai nad vaadata kogu tagaaeda ja nautida kogu loodust maja ümber. Kogu laud on nagu näha klaase täis. Neil oli kindlasti huvi öökullide vastu, kõik nende asjad, nende kingad, sussid, kõik on sellest ajast alles jäänud. Veel 11 kastidest on täiesti täis ja asju täis. Vaatame seda nurka, sest see tundub väga huvitav ja samuti väga täis. Veel üks öökull, nagu näha. Jah, öökullid on selles majas kindlasti teemaks. Siin on üks, siin on üks, siin on igal pool lili. Jaa, see on vana sepikoda, rauatehas. Tema isa oli ühe sellise rauatehase omanik ja ta teenis märkimisväärselt palju raha. Kui Yves suri, jättis ta päranduse oma naisele François'ele ja tütrele Annale. Ning Anna sai tegelikult juba poole pärandusest kätte. Nii et sellepärast on eriti kummaline, et ta otsustas oma kasuema tappa. Aga ta jättis neile maja Hispaanias. Selle maja 1,5 miljonit eurot, veel 500 000 Šveitsi pangas. Ta jättis neile nii palju raha ja ikkagi polnud sellest küllalt. Mis meil siin alla on? Meil on kast täis neid kassetid. Me ei kohta neid enam eriti tihti, need King Hall. Parimad palad. Ilus ja need on õllekaardid, nagu me neid kutsume. Ja see on üks minu lemmik Belgia õllebrände, Kristall. Väga hea õlu, kui tahad proovida, kui kunagi Belgiasse satud, siis kindlasti proovi. Ja siin on ka väike pilk nende alkoholikappi. Nad armastasid kindlasti oma alkoholi, nagu siit näha. Vau, ma jätsin selle lambi täiesti vahele. Õiglus saabus kiiresti ja uurijad panid kokku mõrva tellimise skeemi, mis viis Anna ja Eduardi vahistamiseni. Surve all tunnistas Gregori üles ja kirjeldas üksikasjalikult, kuidas Anna plaani korraldas. Kohtus olid tõendid vaieldamatud. Vaatamata oma eitustele tunnistati Anna süüdi mõrva tellimises. 2015. aastal mõisteti talle 25 aastat vangistust, samal ajal kui Eduard sai 30 aastat. Juhtum on küll lahendatud, kuid üks tõde jääb.
François Michel oli võimu ja rikkuse poolt üle võetud. reetmise ja halastamatu iha poolt. Võimu järele. Kindlasti tundub, et selles elutoas oli varem rohkem asju. Siin on nii suur tühi ruum ja ainus asi, mis siin veel vedeleb, on see kivi. Ma arvan, et see on metsea nahk, kui ma ei eksi. Jah, see on tõenäoliselt metsea nahk. Jah, kindlasti on sellest majast palju asju juba ammu kaduma läinud. Mis see siin taga on? Oh, vau, ma ei tohiks seda tiristada. Aga siin ripub tegelikult kell. Vau, see on imeline. Jälle sama Eeva pilt ripub endiselt seinal. Palju portselantaldrikuid, kaunilt maalitud nagu need kruusid siin all. Ja kõik on siia alles jäänud, mulle nii väga meeldib see. Jälle partide teema tuleb siin tagasi. Kanad, supipurk, vau. Mitte midagi. Kõik asjad on ikka veel siin, hõbedast söögiriistad ja kõik muu, see on tehtud sarvedest, vau. Vaatame, mis meil kapi sees on. Taldrikud ja kõik muu on ikka veel siin alles. Kogu portselan. Ja siin toa keskel oli nende söögiala, jälle need punasest sametist toolid, mis tagasi tulevad ning imeline lühter selle kohal. Ja söögilaud oli endiselt mõeldud 5 inimesele. Kes iganes need 5 inimest ka polnud, mul pole aimugi. Aga nad olid väga seltskondlikud inimesed ja neil käis siin palju külalisi, nagu ma kuulsin. Nii et võib-olla pidasid nad siis viimast pidu. Veel üks sein täis portselani. Ilusad kannud ripuvad siin igas suuruses. Neil on põhja all justkui mingi allkiri, ma täpselt ei tea, mis see on. Meil on see vaskne välimus, ilus vaskne välimus. Vaata seda püst siin, ma ei saa aru, mis siin kirjas on. Ei, okei. Ja siis on siin nurgas väga suur kapp, mis on jälle raamatuid täis, kirjandus. Siin maas lebab veel üks metsiga kivist. Kindlasti võib aru saada, et see mees ta armastas jahipidamist. Ja see on kogu selles majas selgelt näha. Milline imeline koht see on? Ma tõesti jumaldan seda elutuba, see on ilus. Just nägin, et meil on ukse kohal veel üks vapp, millel on kujutatud hirve ja siit peaksime ka kohe järgmisesse ruumi minema, mis on minu arvates selle maja koridor. Ja ma nägin, et siin minu selja taga oli ka üks tuba. Oh, vaata seda kraanikaussi, vau, see on ilus kraanikaus. Suurepäraselt tehtud. Ja tualeto samas stiilis. Vau, see on uskumatu. See on siin tõeline stiil. Ja veel üks jahimüts leebab siin tualeti kohal. Koridor tundub jälle, et nad liigutavad asju ringi ja panevad asju mingil hetkel majast välja. Üks asi, mida ma siin silmanurgast märkasin, on see kuju, millel on kirjas St. Ives. Nii et see on selle mehe nimi, muidugi on see pühak. Vau. Ja ka see tüüpiline asi, mida sa leiad maha jäetud kohtadest ja mis tõenäoliselt on paljudel inimestel siiani kodus olemas, see on telefoninurk. Aga meie noorematele põlvkondadele, kust mina pärit olen, ja inimestele, kes on minust veelgi nooremad, on see täiesti arusaamatu, et maja nurgas seisab alusel telefon. Tõenäoliselt isegi faksimasin või vaata seda Wi-Fi modemit. Siin on veel väike münt, 1 eurosendi münt ja ka väike karbi kogumik. See siin on eriti huvitav, selle küljes on korallitükk. Wow.
pane see kõik kenasti tagasi ja nagu ma ütlesin, siin nurgas seisab palju asju. Vaatame ka kappi sisse, siin ta hoidis, siin tema ja tema naine hoidsid oma jopesid, et majast välja minna. Mõned keeratavad kaamerad, Renault Panorama 1. Palju asju on siia ikka veel jäänud. Siin on ka õmblusmasin, see oli maja ees üks. Isegi vapp oli seal üleval. Ma ei tea, kas see perekond polnud tõenäoliselt aadlisoost, aga nad olid väga jõukad, nii et nad kindlasti omasid palju mõjuvõimu paljudes kohtades. Siin seinal on natuke lagunemist. Maja laguneb natuke, aga ma mõtlen, et see on ikka uskumatult heas seisukorras, arvestades, et see on olnud 10 aastat maha jäetud. Siit saame minna kööki, aga ma tahan kõigepealt vaadata selle kapi sisse siin, mis on väga-väga kummaline, sest ma just vaatasin selle sisse ja seal on tegelikult omamoodi trepp siin sees ja see paneb mind arvama, et seda maja on mingil hetkel ümber ehitatud ning see trepp viis kunagi kuhugi. Muidu oleks see väga imelik, aga nüüd hoiavad nad siin lihtsalt kõiki oma puhastusvahendeid nagu näha. Ja siit läheme otse kööki. Väga armas ja kaunis köök, mille seintel on puutöö ning igal pool on asju laiali. Irusad kannud, teetassid ja kõik muu. Kapp on endiselt täis. Klaaside, maitseainete ja kohviga. Just nagu köögis peabki olema. Kaunistused on igal pool. Vaata seda maitseaine riiulit siin seinal. Vau, see keerleb ringi. Siis saad sa sõna otseses mõttes ühe neist välja võtta. Need on kinnitatud magnetitega. Need lihtsalt klõpsavad sisse. Oh jumal, okei. See enam ei tööta, sest see on täiesti roostes. Ma lihtsalt panen selle siia kõrvale. Aga sa saad aru küll, need lihtsalt keerlevad ringi ja on kinnitatud mille külge? Magnetite külge. Vitriinkapp, kus sees on meie kõige hinnalisemad esemed. Vaata seda. Tegelikult pardid on ikka veel siin. Need kõlbavad kuni 2014 aastani. Okei, minu. Väike laud, seal peal on veel mõned asjad. Mis meil siin on? Vau, see on tegelikult kelder. Jumal küll. Jumal, see on täiesti täis, täiesti üle ujutatud. Kas siin on midagi, mida me näha saame? Nii ei saa. Seal sees haiseb üks asi, mida ma siin köögis nägin, on see, et siin seisab ka koeravoodi. Nii et neil elas kindlasti ka koer selles kohas. Aga nüüd me näeme selle maja väga-väga huvitavat osa. Lähme vaatame sinna üles. Selle maja ilusat ülemist korrust. Siin on väga pikk koridor. Vau. See näeb üsna ainulaadne välja. Palju valgust saab siit küljeakendest sisse tulla. Palju sümmeetriat ka. Siin on veel üks jahimüts seinal rippumas. Aga siin on esimene trepp, mis viib selle ülakorruse esimesse ossa. Sellest ülemisest korrusest, neist magamistubadest. Kohe astud magamistuppa. Siin on näha karusnahast jakk, mis ripub seinal. 100% kindel, et see kuulus Françoisele, Eevi naisele. Ja vau, see on kuldseid õmblusi sees. Puust kapp siin kõrval. Tema riideid pole siin enam alles. Meil on siin see nahast istumisalus. Ma ei tea, mis nahast see tehtud on, aga nahast iste ja veel üks nahast käekott, mitte istumisalus, nagu ma ütlesin. Siin ripub palju postkaarte, veel üks käekott, nii palju käekotte, vau, noh.
kas need on Eve ja Francois, kui nad olid nooremad? Väga vintage pilt ja siin on meil voodi ise ikka veel tehtud sellest ajast, kui ta lahkus. Lühter, kristalllühter ripub endiselt selle kohal. Ilus voodi on ikka veel seal all, öökapp, kõik on endiselt peal. Seal on just kui ilukohver või maigikab, maigikast. Sied. Natuke hallitus siin seinal, siin on ka koht, kus see laguunes all koridoris, nii et ilmselt on väike leke katuses selle siin niiskeks teinud. Mis meil siin pool on? Siin on need saapad, Rock ja Nash. Need on väga karvased saapad, mis lebavad siin selle tooli peal. Ja fotokollaaž, see võis kindlasti olla Anna tema väga süütul eluperioodil, püüdes oma lapsi parimal võimalikul viisil kasvatada, aga siis nad teevad midagi sellist. Ma muidugi ei tea selle pere ajalugu ega tausta, aga ja. Kõik Francois riided ripuvad endiselt siin kapis. Tema käekott on endiselt all, need on lihtsalt täis pilte ja saadud postkaarte perekonnalt, mille nad kõik aastate jooksul said. Aga ma arvan, et siin sees on isegi mõned pildid. Või kõik need õlid, ei, need on kõik lihtsalt postkaardid. Väga ilusad, see on uskumatu. Wow. Nüüd on pooled kirjad tagaküljele kirjutatud. Perekonnale. Vaatame, mis meil siin olemas on. Veel meigitarbeid ja kõike muud. Puukingad on ikka veel seal maas. Vaata seda. See pidi olema Anna või François, kes istusid seal koos koeraga, kes on tõenäoliselt all elutoas. Kas see on fotoalbum? Oh jumal, wow, see on fotoalbum, mis on endiselt täis kõiki perefotosid, Honori ja François omi. Mets, kui ta oli veel väga noor. Oh. Matkamas lumega kaetud mäe otsa. Ja ma arvan, et see on maja külguks. Wow. Nii palju mälestusi neist inimestest on siia paika alles jäänud. Ma olen ausalt kindel, et ta ilmselt ei saanud seda maja päranduseks. Pärast kõike, mis juhtus ja tänaseni on ta ikka veel vanglas. Vaata seda. Läheb läbi metsa. See näeb välja nagu Yves, kui ta oli noorem ja François meie nooruspõlves. Wow. See on uskumatu fotoalbum. See seal on tõeline mälestuste varakamber. See oli omamoodi buduaari, koht, kus nad said end riietada. Ma ei ole veel maininud, et siin kappides on endiselt mõned Yves'i enda riided alles. Ja. Okei. Nii palju asju. Siin all on veel rohkem kingi, rohkem pükse ja kõike muud. Milline maja? Lian mainis mulle just midagi. Ta ütles, et see mees oli tegelikult hambaarst. Ja me näeme seda kohe ka siin. Siin on kirjas hambaarst LSD. Nii et Yves oli tegelikult hambaarst ja ma nägin allkorrusel ka mõnda asja, mis sellele viitasid. Ja ma näitan neid hiljem, enne kui me uuesti välja läheme.
siin näeme koera koos püssiga ja kõige muuga, nii et jahipidamine oli tegelikult tema hobi. Siin on isegi rohkem lagunemist ja hallitust, kui me arvasime. Näed veel üht partii ja istet, paar sellist puust nukku. Vau, mulle meeldib ka see tapeet siin kohas, see on uskumatu. Veel üks buduaar. Täis igasuguseid asju. See on jõulusõim, mille sees on pingviin, okei. Sa leiad inimeste majadest kõige veidramaid asju. Need majad on täis elu ja loovust ning sa leiad alati asju, mille kohta mõtled, et okei, ma ei oleks kunagi arvanud, et midagi sellist leian. Kõik riided on endiselt siin, veel üks kapp ääreni täis. Raamatutega, ja ka natuke korallriffe. See on väga huvitav, nad kindlasti reisisid palju mööda maailma ja avastasid palju riike ja kultuure, nagu näha. Jah, ma usun. Et enne kui Eve lahkus, pidi see olema nende magamistuba, mis vaatas tagaaeda. See pidi olema väga ilus. Siin seisab antiiktool, aga jälle on seal peal veelgi rohkem nahast käekotte. François oli kindlasti luksuskaupade fänn. Veel üks armas pilt seisab siin. See on kindlasti pilt Françoist. Kindlasti. Ja see pidi olema pilt Yvest. Isegi rahakott on siin veel maas. Vaata, kas siin sees on midagi huvitavat. Ei, see on lihtsalt millegi peale kirjutamiseks. Veel öökulle. Öökullid on igal pool. Vaata seda. Meil on siin hunnik pilte Françoist. Ühest pere õhtusöögist. Siin on jälle François tagasi ja siin on veel üks pereüritus. Perekogunemine. Ja see on kindlasti kusagil maja sees mingil ajahetkel. Kapp, mis on jälle riideid täis. Kui ma hakkaksin majas olevaid öökulle kokku lugema, oleksin ma selleks hetkeks juba 100 juures. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nad on igal pool. Need on tõeliselt imelised pildid. Vau. Need on hämmastavad. Sündmus toimub. Rätsutamine. Ilus pilt Yvist ja Françoist koos. Tuu, mille peal on part. Ja muidugi, mida sa siis ootasid? Veel rohkem öökulle igal pool, aga see on üks mu lemmikosi selles mäes. Siin on see rõdu, mis avaneb nende kaunile maja tagaajale. Vau, see on lihtsalt uskumatu. Siin kasvab sammal praegu, aga seal tagaaias on veel midagi väga uskumatut. Sinna ma viin teid kohe praegu. Enne kui me uuesti välja läheme, tahan ma lihtsalt täpsustada seda asja, et Eve on hambaarst. Ja ma lihtsalt jätsin selle vahele, kui ma siin olin. Koridoris on hambaarsti kuju. Säistes siin on siin naine, kes saab ravi. Siin selle savikuju juures ja ka elutoas nägime siin veel üht metallist kuju. Jah, keegi on hambaarsti juures ja see selgitab kindlasti, mis oli meie Yvi amet. Elus, aga nüüd, las ma lähen aknast välja, jälle majast välja. Ma arvan, et selles kohas on rohkemat kui silmaga näha. Saame kohtuda, nii et saame siit läbi tagaaia minna. Ma läheksin siin sõna otseses mõttes kaduma. Seda võiks tõesti nimetada looduses elamiseks. Kõigist eemal.
lähedal oma kirele, jahipidamisele. Ma ei tea, kas sa juba märkad, aga siin tagahoovis on väike jahimaja ja see oli ilmselt Iivi pelgupaik, kui ta käis jahil. Või ma tegelikult ei tea täpselt, miks see siin taga on. Siin on see maja, see puumaja tagahoovis. See on kindlasti koht, kuhu ta tuli, kui ta jahil käis. Uks on täiesti katki. Aja jooksul. Ja siin sees on isegi voodi ja kõik muu veel alles. Sellel pool on suur kamin, korsten ja kõik muu, isegi mõned puuhalud on veel peal. Palju lehmanahku ja siin näed isegi naise või noormehe pilti ning ja ka mõned sarvepead, mis on siin jahimajas veel sees. Sellel pool on veel palju rohkem. Mehhanism, mis pöörleb ringi. A on pöörlev radas. Ma arvan, et see oli rohkem nagu meeste koobas nagu näha, sest siin on ka baar, kuhu saab ilmselt sõbrad külla kutsuda ja õlut valada ning istumisala, kus nad saavad üksteise seltskonda nautida. Ja kui nad liiga purju jäid, siis ilmselt vajusid nad siia voodisse magama. See on minu oletus selle koha kohta. Kui kurb ja süvenev lugu see oli, ma tõesti tundsin seda kogu selles kohas liikudes. Ma loodan, et Anna sai oma õiguse, aga ajalehest lugedes sai ta 25 aastat vangistust. Ja ta oli juba üsna eakas, nii et tõenäoliselt veedab ta ülejäänud elu vanglas. Loodetavasti Eve ja François, ma nägin, et teil oli ilus elu. Mul on kahju, et see pidi niimoodi lõppema. Aga ma olen õnnelik, et nad said teie kodu dokumenteerida ja viimast korda internetti tuua. Aitäh teile kõigile, et täna minuga siin olite. Kanali link ja veebilehe link on kirjelduses. Tellige kanal, kirjutage kena kommentaar ja pange sellele videole ka like. Kohtume järgmisel nädalal järjekordne uskumatu seiklus kusagil maailmas.